No seda ei juhtu küll iga päev, et koerad Tallinna vanalinna üle võtavad ja täpselt nii on täna juhtunud, nimelt on tänavatele tulnud korgid, tõsi, mitte küll meelt avaldama, vaid rahuliku käpamarsiga, nad liiguvad siit Viru väravate juurest Raekoja platsi. Kuna meil on tulemas fest, siis mõtlesime, et paneme need kaks asja kokku ja teeme soojenduseks väikse paraadi. No aga mis siis täna veel plaanis on, kui te olete jõudnud sinna Raekoja platsile, et midagi edasi ka veel? Edasi teeme ühise pildi ja siis juba lähme jalutama lihtsalt linnas. No kui palju te täna siia koeri ootate, siis praegu juba kogunevad päris paljud? No me loodame, et vähemalt 50 kindlasti tuleb kohale, eks täna ilm õnneks on okei, et ootame rohkem. No kui palju üldse see koer on soositud siin eestlaste, Eesti inimeste hulgas? Minu meelest on iga aastaga aina populaarsemaks läinud, et kui nüüd lihtsalt minna tänavale jalutama, siis ma ei tea, 5 minutit vist ei lähe mööda, kui sa kohtad esimest korgit, et see on tõesti populaarne tõuk praegu. Mis koer see korgi on siis? See on Pemborg Maxi, omavärane selline. Ütleme niimoodi, kell 8 õhtul paneb meid kõik magama, kui kodus hakkab auguma ja ütleb, et mingi magama nüüd. No, niisugune päris mõnus, 5 aasta saab selle oktoobris juba. Aga hommikul ajab üles ka ja nõuab siis prae, muna ja peekonit? Ei, seda ei nõua, ainult hakkab oma nõud peksma, kui nõud on tühi, et kui toidu pole, aga nii kui juurde paned, siis ta rahuneb maa ja asi, et oleks saldrikus olemas nagu, selles suhtes. Ta on väga isepäine ja väga jonnakas koer, aga ta on lihtsalt väga rahulik ka muidugi. No aga kuidas ta teiste korgidega siin kokku klapib, et on ikka väga rahulik kuidagi? See on tema valik. Tema otsustab vist, kes talle meeldib ja kes ei sobivad. Nagu igal koeral, et kõik ei sobi ja nagu inimestel, kõik inimesed ei meeldi. No kui palju selle tõuga peab vaeva nägema, et ta üldse inimesele hakkaks kuuletuma ja oleks nagu pereliige? Ta on väga tark koer, nemad õpivad väga kiiresti, lihtsalt seda püsivust ei ole rohkem kui 5 minutit asju õpetada talle, et selles suhtes nad on targad. Ja väga lastesõbralikud ja peresõbralikud koerad. Ta on nüüd tööl kaasas, reisidel, kodus, igal pool, et ta on väga seltskondlik, kõikidega mängib, röömus, kõigile toob töö juures, ta on nagu stressi maandaja kõigil, kes tunnevad natuke väsinuna, tulevad tema juurde, paitavad, nii et ta on väga tore koer. No teeb siis teiega kõike kaasas niimoodi, et hommikul teete koos silmad lahti, siis lähete pesete hambad puhtaks, edasi juba kõik muu pudru. Kõike nii, et pudru, et lusikaga sööb pudru ilusti. Jaa. Tegelikult oli tänane korgide marss vanalinnas ka omamoodi perepäev, kus vanemad said lasta oma lastel kutsidega lustida. Ma arvan, et nad on nagu väga nunnud ja... Mis teeb ühe korgi nunnuks näiteks sinu jaoks? See, et ta on pikk ja et ta on väga nagu oranžem. Ja. No neid saab täitsa paitada ka siin ju. Ja. Kas sul on endal ka mõni loom kodus või? Ei. Aga kui oleks variant selline koer endale võtta, siis kas sa nüüd hakkaksid vanematele peale käima? Ma arvan, jah. No aga mis nende juures on selline, mis tõesti meeldib? Et nad on väga pehmed ja väikesed. Tänane korgide marss oli ainult väike soojendus, sest korgifest Tallinnas toimub 24. mail Põhjala tehases, kus on kavas paraad, võistlused, kostüümikonkurss, turg. Augustis on oodata ka tõunäitusi, kus korgid osalevad spetsiaalnäitusel Harjumaal. Kuidas see koera elu on siis?